Esimene ruum. Muuseumipood ja piletikassa. Esimene ruum on 6 meetrit pikk ja 3 meetrit lai. Ruumi üldmulje on kulunud. Põrandast kuni 1,5 meetri kõrguseni on seinad värvitud mustaks. Mitmest kohast on värv maha tulnud. Ruumi ülemine osa on heledam. Eksponeeritud on ruumi ehedat betooni. Mõnes kohas on värvijääke. Ebatasast betoonplaatidest põrandat katavad kohati metallplaadid ja tumedad porivaibad. Muuseumi kassalett ja poe mööbel on roostekarva pruunist metallist. Osa poe kapi ustest on perforeeritud ehk väikeste ruudukujuliste aukudega metallist. Seisa trepi juures seljaga ukse poole. Piletikassa jääb sinu ette ruumi paremasse tagumisse nurka. Uksest umbes 4 meetri kaugusele. Üsna sinu lähedal vasakul, kohe ukse kõrval, on sorteerimisvõimalusega prügikastid. Prügikastidest umbes meetri kaugusel edasi on nišis üleriiete riputamiseks metallist konksud. Nagid on rinnakõrgusel, 2 reas. Edasi, nagidest 0,5 meetri kaugusel on pruun metalljalgadel risttahukakujuline pleksiklaasist annetuskast. Sinust paremal, ruumi paremas seinas on roostekarva pruunid muuseumipoe kapid ja riiulid. Riiulid on 2 reas, alumine umbes näokõrgusel. Neil asuvad raamatud. Madalamal olevad kapid moodustavad pikki ruumi paremat seina ühtse rea, sissepääsu juures olevast ventilatsioonikapist kassani. Kappide peal puusa kõrgusel on poe meened. Pea sissepääsu lähedal kapis on karastusjookid. Piletikassa lett on L-tähekujuline. Üks osa letist on ruumi lühema küljega paralleelne ning teine asetseb ruumi pikema seinaga paralleelselt. Maja fassaadist on olemas kombatavad pildid. Küsi neid kassast. Peale kassast pileti soetamist pöördu vasakule. 2 meetri kaugusele jääb sissepääs näitusele. Uks on avatud. Sissepääsust vasakul seinal on näitust sissejuhatav tekst ning näituse autorite nimed. Selle juures on juba eelpool mainitud annetuskast.